Hei, mina olen Kristel ja väga äge, et oled tulnud vaatama tööohutuskoolitust. Ja ma räägin siis sellest tööohutusest nii-öelda nagu maakeeles, ma räägin siis lihtsalt lihtsaid asju lihtsasti, et ei mingit ulmeterminoloogiat ega siis mingit ulmeasja nii-öelda. Nii, ja siis kõigepealt, millest me siis alustame? Ma olen teile valmis teinud siis slaidid ka. Ma räägin endast ka, ma olen 17 aastat olnud ise küünetehnik, olen koolitaja olnud nüüd siin vast juba kolm aastat küll aktiivselt juba. Ja minu jaoks on siis see tööohutus nagu võtnud niisuguse nagu, on olnud aegu, kus ma siis selle tööohutusega olen ise ka igasugust pange pannud, et nüüd siis lihtsalt on see, et mulle meeldib ja klientidele meeldib ja kõige lahedam on see, et alati, kui sa neid pakendad, isegi kui mul seal need töövahendid ära, siis klientidele ilgelt meeldib see, kui sa nagu nende ees neid avad, neid pakke, siis nad nagu arvavad, et issand, et kas sa oled need nagu uued ostnud, kas sa oled need minu jaoks teinud. Et selles mõttes ilgelt lahe, nagu neile tõsiselt meeldib see. Et ma täiega nagu soovitan seda. See õudselt kliendid hästi hindavad seda. Ja ma olen teinud ka siis sellise slaidid, et vaatame siis üheskoos. Mul on veits see Zoomi värk on minu jaoks tutikas. Nii. Ja siin mul ongi siis, ma panen selle kõik üles siis sinna Thinkifici keskkonda, mis ma lubasin, et see video saab üles, et ilmselt siit paljud vaatavadki sealt Thinkificist juba seda, et ma panen selle slaidi ka sinna üles. Et teemad siis, mis me täna kõik läbi võtame, ongi siis käte antiseptika, sellele eelnev mingi järelhooldus, siis pindade puhastuse, töövahendite puhastuse, kindad, räägime kinnastest pisut rohkem ja keemiline sterilisatsioon ja kuumsterilisatsioon. Nii, ja siis esimene asi ongi kätepesu. Nii, üks moment, ma lähen toon oma märkma. Sorry, natukene olin oma need märkmed ära pannud. Et kõigepealt siis ongi see, et kätepesu on siis kõige tähtsam osa sellel meie töös siin ja siis see tähendab siis seda, et kui sa hakkad nagu selles mõttes, kui su klient tuleb, siis esimene asi, mida sa tegema pead, on see, et sa pead saatma kliendi käsi pesema. Ja miks siis sellepärast, et kliendil on käed on mustad, sõna otseses mõttes. Tal on mustus on käte peal, võib-olla tal on mingid teksapüksid või mingid asjad või mingid, mis iganes on ju, selles mõttes, kui sa lähed käsi pesema, sa ise märkad ka, et käed on tihtipeale nagu mustad. Ja see tähendab seda, et kätepesu on hästi nagu tähtis, sest et siis kätepesu eemaldab mustuse kätelt. Kui sa paned ainult tessi peale või seda antiseptikumi, siis on niimoodi, et see antiseptikum veab seda mustust lihtsalt käte peal laiali. Seega on väga tark see, et sa lihtsalt paned selle, kliendi saadad kohe esimese asjana käsi pesema. Nüüd küünetehnikud, aga vanasti oli meil ju see müüt. Mäletate seda müüti, kus küünetehnikutele laua peal oli see siuke pilt, kus oli kirjutatud, või siuke see nagu meelespea nii-öelda, et 2 tundi ennem ja 2 tundi pärast ei tohi käsi pesta. Ja see oli mingi naljakas asi selles mõttes, et nagu usuti, et küüneplaat pundub ja siis, kui sa paned materjali peale ja siis paari tunni vältel nagu, et see küüneplaat nagu kuivab ära tagasi nagu,
siis nagu oma normaalsesse olekusse ja siis löövad keeliservad lahti. Et see oli mingi laadne teooria oli seal taga, ma võib-olla ma eksin, aga mingi laadne teooria oli seal taga ja et see on täielik rumalus, kõige targem, eriti praegu siin on ju katku ajal ja kõige tähtsam on see, et sa saadadki esimese asjana, klient tuleb uksest sisse, plaks, kohe esimese asjana käsi pesema, peseb käed puhtaks, järgmine ja ka sa ise, et pesed käed puhtaks. Tark oleks siis see, et sul ongi siis selline antibakteriaalne seep seal. Muide, mis on väga äge nagu teadmine, mis on minu jaoks ka suhteliselt tutikas teadmine, on see, et kui sul on täitepudelid salongis, siis täitepudelid tuleks tegelikult teha selliselt, et kui see lõpp hakkab paistma, siis viimane lõpp tuleks ära desinfitseerida. Ehk siis nagu võtad selle pudeli sisu lõpu nagu veega loputad ära ja paned testvahendid sinna sisse ja raputad selle läbi, sest see lõpp läheb hallitama. Seepidel on ka see nagu toimeaeg või siis mitte toimeaeg, vaid see parim enne kõlblik kuni, et selles mõttes, et nende pudelite sisud on ka tark üle desinfitseerida, kui sul on korduspudelid. Ja siis kui on sul antibakteriaalne seep, et see oleks ka nagu tark, et see selles mõttes aitab nagu higistamise vastu ka, aga tuleks siis nagu hästi kuivatada käsi, et klient samamoodi. Mis veel võiks olla, kui on salongis või te olete seal omaette ruumis, et teil ei oleks neid frotteerätikud klientidele kuivatamiseks, need on ilgelt rõvedad. Ma ei tea, kui paljud teil endal on niimoodi, et kui te lähete kuskile kohta ja siis seal on see frotteerätik ja sa pead oma käsi sinna kuivatama ja siis sul on nii, et ja sa näed, et see on juba niiske, nagu pigem on nagu nilbe, pigem ei taha. Et minul on küll see nagu, et ma pigem ei taha nagu, kui see on, et ma jätan nagu. Ja teine asi, mis on veel tark, on see, et minu meelest on sellest hästi palju ka Dave Viira omal ajal rääkinud, et need kuumaneed. Minu meelest see, kui sa paned käed vahele, vaata see kuum õhk tuleb mingites tanklates ja asjades, et need on samamoodi nagu pigem sellised nagu bakteripesad, sest ta puhub seda kuuma, see kõik see bakteri hunnik, mis sinna masina vahel on, kõik see plahvatab enam-vähem laiali ja siis su käed on pärast vaatad lõpuks mustemad kui ennem. Et selles mõttes nagu tark oleks kasutada ühekordseid siis rätikuid või salvrätikuid, et teil samamoodi siis salongi stuudios, mis iganes, kus te töötate, et tark oleks, et või siis on kohti Tartus, ma olen ka näinud mõnes söögikohas on need ühekordsed rätikud või nagu frotteerätikud, aga ühekordseks kasutamiseks. Klient võtab ja viskab selle siis sinna korvi ja pestakse ära. 60 kraadi peaks olema vähemalt see, kui seda pestakse, et see oleks nagu tark. Siis et see kuivatamine peaks olema siis selliselt, klienti peaks nagu nii-öelda siis juhendama, et ta võiks siis need käed ära kuivatada selliselt, et kõik näpuvahed ja kõik, et sellel hetkel, kui ta tuleb seda antiseptikumi sinu laua juurest võtma, et siis tal ei ole nagu käed niisked, et ta ei lähe, muidu selle nagu antiseptikumi nagu see toimeaine ju nagu lahustub vees, et siis nagu see ei ole nagu kõige targem. Et mis siis veel? Et siis ja ise samamoodi pärast igat klienti on tark nagu ikkagi käed ära pesta, et kindlad käest esimese asjana, mis mina teen tavaliselt, on ka kohe antiseptikum põmm käe peale ja siis pesen käed ära. Igatepidi nagu see kindla värk on nagu pisut nagu nilbe. Vot nii, siis järgmine. Antiseptikumid siis. Antiseptikumid võiksid siis olla käsi hooldavad, sest et sina, klient tuleb sul korraks vaid, on ju, aga kui sina nagu igapäevaselt seal korduvalt seda pead kasutama, siis on variant see, et sul käed lähevad pärast väga kuivaks. Et see võiks olla mõni siuke käsi hooldav antiseptikum, millel on mingid siis nagu vähe mingeid aineid sees, mis nagu siis nagu hoiavad su käe-naha heaolu nii-öelda. Ja sa pead, tark tähendab, et ei pea, aga tark oleks jälgida etiketi, et etiketil oleks näha, et on antiseptikumis on alkoholisisaldus 70% või rohkem. Et jah, siin on mul alla pandud, et glamuur ei pruugi viisav olla, et väga palju on ja turul siuksed, millel on purgid, on ilusad ja sa vaatad, et vau, et nii kena hea sinna laua peale sätitada seda, et öeldakse ja, et nagu, et loe seda etiketi, et see ei pruugi olla piisav, eriti praegu katkuojal. Et selles mõttes ja see, mis siis on see veel, et mis ma olen kuulnud erinevaid variante on ju selle käte testimisega, et klient tuleb siis kätevesust on ju, siis on see, et üks variant on see, et sa teed ise oma käed on ju
venelased hästi räägivad seda, et sina teed oma käed ära hästi ideaalselt, on ju, kõik siit pealselt, kõik need näpuvahed, on ju, siit kõik näpuvahed, siis ma ühel hügieenikoolitusel hästi lahedasti see koolitaja rääkis, et nemad olid haiglas, noh, ta oli no, selles mõttes, ta on haiglatöötaja ka. Ja nendel oli siis seal mingid masinad, mis näitavad ära need bakterid, on ju. Ja siis kõige suurem hulk baktereid jääb siia sellele kohale ja näpuvahed, kus jäävad tegemata. Et see oli niisugune põnev teadmine. Et siis, et teed ilusti kõik ära ja võid teha kliendile ära, on ju, et paned ise ja teed temal nagu hästi korralikult kõik on ära. Või siis teine asi on see, et sina teed ise ja klient teeb ise. Siis üks variant on veel see, mida ka väga paljudel koolitustel räägitakse ja mis nagu, et siin jooksevadki nagu nüüd kahte leeri need arvamused on ju. Ühed ütlevad niimoodi, et tuleks teha, sinul on siis see pumppudel on ju, mida sina isiklikult kasutad ja kliendi jaoks on siis nii-öelda vurtsupudel on ju see antiseptikum siis. Ja no, öeldakse muidugi, et see on nagu väga tark on seda kasutada, et selle vurtsupudeli et see vedelik jõuab siis nagu nii-öelda, kuna keel on niisugune keel ja see ei pruugi igale poole jõuda, aga siis see vurtsupudel, et see jõuab siis siia küüne alla, küünevalli alla, igale poole, et see on selles mõttes nagu targem. Et siis samal ajal jälle mõni ütleb niimoodi, et nüüd eriti vist on katku ajal seda palju räägitud, et see vurtsupudel ei olegi hea, sellepärast et see pahmakas nagu lendab on ju laiali, siis see võib hingamisteedele raskelt mõjuda. No võta näpust on ju, et kellele siis mis sobib on ju. Mina olen kasutanud seda pumppudelit ajas, aga tean, et osad minu meelest kas isegi mitte kutseeksamil ei ole nõutav see, et sa ise teed siis oma pumppudeliga ja kliendil teed vurtsupudeliga nagu. Et ja. Ehk siis no, ma ütleks siis jah, et kaks varianti. Et pumppudel, klient ise, sina ise, noh 3 siis. Mina kuna mul on venelaste koolitustel kogu aeg seda nagu põhimõtteliselt 3-4 venelaste koolitust, mis ma olen ära käinud, kõik on ühest suust, et teed ise endale ära ja siis teed kliendil ka ära. Ja siis on see, et teed ise, klient teeb ise pumppudel või teed ise, kindad kätte, vurtsupudel ja lased kliendil üle. Ja hästi korralikult siis tuleb nagu käed ära teha, kõik kohad. Need sõrmevahed, siit on ja mõnel on isegi vaata see plaan seal on olemas kliendile tarbeks, et näidata ära, kuidas siis õige oleks. Et ja jälgige just siis seda antiseptikumi, seda protsentuaalset alkoholi protsenti ja 70% või rohkem. Et see on tark ja et osades ei ole nagu, osad on lihtsalt ilu-lilu ja need ei toeta sind nagu selles mõttes sellises puhtamas keskkonnas. Nii ja ühesõnaga siis on, et jah, mis siis tähtis on, ongi see, et eemalda kätelt mustus, sest et see mustus jääb muidu sinna käte peale, sest et antiseptika siis on see, et sa eemaldad kätelt need bakterid, aga kätepesu eemaldab mustuse. Et selles mõttes see oleks nagu tark. Siis kuivatame käed korralikult, teostame siis käte antiseptika ja mis on veel väga tark, eriti meie küünetehnikutel on see, et kuna me nagu puutume kokku käte antiseptikumiga niivõrd palju lihtsalt päevas, mõni jõuab seal, ma ei tea, 5 ja rohkem veel kliente ära nagu teenindada ühe nagu päeva jooksul, et väga tark oleks siis kasutada mõnda kaitsekreemi, et ehk siis kaitsekreem ongi siis see, no meil näiteks ongi müügil, ma kutsun seda siniseks kreemiks, see Klaavuse enda bottle. Ma tean, et Lianellas on veel selliseid neid kaitsekreeme. Minu meelest peaks olema isegi Podofarm. Neil peaks isegi olema, et see ongi kohe siuke, ongi nimi on kaitsekreem, et barjäärikreem nagu. See ongi kohe olemas. Et meie sinine kreem on selline siis, et tal on 4 tunniks nagu tekitab siia kaitsekihi peale. See tähendab seda, et ta ei lase nagu selles mõttes seda antiseptikumi alkoholil käe-nahale liiga teha. Et USAs on see hästi populaarne meditsiinis, et neil on kohe täitsa nagu USAs on need kui on see pump, seina peale kinnitatav see Deso, antiseptikum, perdon, siis on kõrval ka siis sinise kreemi nagu see seina peal kinnitatav, et saab kohe sellega lasta, sest et ma olen isegi kohanud vanasti, ma mäletan Soomes, mul oli ka paar meditsiinitöötajat oli kliendiks, neil olid ikka väga halvas, just üks käsi, ma mäletan, ta midagi kommenteeris ka, mis värk selle ühe käega oli, et ühte kätte testis nagu isegi sagedamini ja see oli nagu tõesti halvas seisus. Ehk siis nagu kellele see kätte antiseptikum teeb juba tõsiselt liiga, siis ma täiega soovitan kas siis seda sinist kreemi või otsida just nimelt seda barjäärikreemi nagu kaitsekreemi, mis tekitab
tekitab siis selle kaitsekihi mõneks tunniks sinna peale. Et sinise kreemil on lubatud 3–4 tundi, eks see pisut, seal võib varieeruda. Aga tõesti, tõesti ta tekitabki selle barjääri ja kui sa oletame iga kliendi vahelt ikkagi käed pesed ära, paned kreemi peale ja siis, kui klient tuleb, paned selle antiseptika ja päevas siis teed seda ringi nagu mitu korda. See kaitsekreem on ka selle nagu nii-öelda rutiini sees, siis suure tõenäosusega su käed ei valuta enam pärast päeva lõpus nagu sellest suurest antiseptikumi kasutamisest. Nii. Pinnapuhastus. Okei, siis pinnapuhastusega on see, et mis on nagu siis tark on salongis see, et tekstiile oleks tark mitte nagu väga kasutada küünesalongis just eriti. Ma ei tea, mis värk nende ripsmevärkidega. Tegelikult nagu öeldakse isegi, et ripsmetehnikutel ei ole nagu tark seda nagu, kuidas ma ütlen siis, tekstiili peale peaks ka panema need ühekordsed rätikud, et ja üldse nagu küünetehnikutel vaibad maas, kardinad, sellised asjad ei ole üldse hea mõte. Ja just nimelt, okei, nagu selles mõttes, et vaipasid sa ei suuda, nagu see tolm, mis me tekitame, see on nagu tegelikult ikkagi nagu mässiv. See on ikka hulmena. Selles mõttes, et ma mäletan, et A-stiilis õhtul veel koristasid selle salongi täiesti ära, kõik tolmud võtsid ära, hommikul läksid, ega siis jälle oli kiht peal, ega selles mõttes, et see öeldaksegi, et küünetehniku tolm läheb ju lae alla ja öö jooksul siis ta langeb nagu tagasi, et isegi kui sa seal näedki vaeva õhtul seal niimoodi kraabid, et mütsi kinni, siis hommikuks on ikkagi sul need pinnad nagu valge selle puruga. Et tark oleks jah, et te selles mõttes, et need kardinad, te peaksite kogu aeg neid nagu pesema. Ma arvan, et isegi 6 korra, et kui sul seal mingid voldid või mingid asjad, kuhu see tolm võiks nagu koguneda, et sa pead seda puhtust ikka mässigi hoidma seal nagu. Pluss, et need vaibad samamoodi, et sa ei jõua neid nagu lõpuni niimoodi puhtana hoida, et tark oleks nagu hästi tekstiilivaba hoida nagu see küünetehnikut, et täiesti nagu, see on täiesti tehtav, et ma mõtlen, et mul isegi nagu salongi ajaloos, sest vanasti oli nagu see, et tervisekaitseametnikud käisid sul iga aasta salongis, et siis see ei olnud mõeldavgi, et nüüd see aasta on, või mitte see aasta, vaid nüüd viimased aastad on see kuidagi reguleerimata rohkem, et nüüd on nagu seda tekstiili tekkinud salongidesse rohkem. Vanasti see ei olnud absoluutselt mõeldavgi, et sa mingi vaiba panid kuskile maha, nagu et äärmisel juhul see porivaip, aga seda sa pidid ka ikkagi nagu vahetama ikkagi kaunis tihti, et see ei olnud nagu väga mõeldav. Ja üldse nagu ootetoolid sametist ja siuksed asjad, tänapäeval ja, et sa pead neid ikkagi nagu puhastama. Vanasti, see ei tulnud kõne allagi, kõik pidi nahast olema, et alati pidid otsima kõik nagu puhastatavad asjad, et klienditoolid veel eriti nagu, et need peavad olema 100% sul nagu nahksed, et sa saaksid neid puhastada või mis iganes muu materjal, aga puhastatavad need sametis, et need ei sobi nagu. Ja pindade jaoks ongi siis olemas need vaipsid, mida me kõik hästi edukalt kasutame, on eriti mugavad, aga mis on siis tark on see, et sa jälgiksid seda vaipsidele, seal etiketi peal on olemas selline kiri, kas ta on desinfitseeriv või ta on desinfitseeriv ja puhastav. Ja päris paljud nendest vaipsidest ei ole puhastavad. See tähendab seda, et sa pead ennem niiske lapiga suurema osa nagu ära puhastama ja siis alles minema selle vaipsiga, desinfitseeriva vaipsiga järgi. Ehk siis tark oleks nagu jälgida ikkagi nagu, ma kusjuures tegin täitsa, ma vaatasin, et neid ei olegi väga palju neid vaipse. Sellel Clianellal on olemas siis vaipsid, mis on puhastava ja desinfitseeriva toimega, aga ma vaatasin, et teistel brändidel olid vurtsupudelid ja kui sa kasutad siis vurtsupudelit selleks, et lauda puhastada, siis seda pead sa panema kõigepealt esiteks paberi peale, paberi tegema kokku ja siis puhastame laua ära, mitte nii, et sa lased laua peale, mida ma ka olen varasemalt teinud, et aga tegelikult on jah, sest et kui sa laua peale lased, siis kogu see jama, mis sul seal on, see nagu plahvatab seal ja ta lendab laiali, et tark on jah, et sa lased selle nagu paberi peale ja siis puhastad ära. Ja tark oleks alati ausalt nagu reaalselt igat pärast klienti tõmban lambid üle, ma mõtlen nagu siis valguslambid on ju, juhtmed tõmban isegi üle, puuri tõmban üle, puuri selle telefoni, selle juhte tõmban üle, lambi sisu, ma ütlen teile UV-lambi sisu, number 1 klientide käed igistavad seal on igi ongi nagu üks suurim bakterikogu. Teine asi on see, et
lamp reaalselt jääb jumala puhtaks nagu. Täiega soovitan teil kõigil pärast igat klienti käia lamp üle, sest kõik need juljad, mis ta seal võib, need keelijuljad, mis sinna on tekkinud ja kui sa kohe need pärast klienti ära võtad, sa saad neist kohe lahti ja sul lamp näeb välja nagu selles mõttes ikkagi nagu tutikas ikka poole aasta pärast. Et kas mul on olnud neid rõvedaid UV-lampe? Muidugi on. Konkreetselt viiliga, et kui need juljad tekivad ja sa ei saa neid ära, siis viiliga tegelikult, kui üle käia, siis sa saad need maha lihvida nagu. Et ma soovitan alati nagu pärast igat klienti kogu aeg kõik omad need elektroonikat puhtaks teha ja sul nagu säilib see nende kaubanduslik välimus ka poole aasta aja pärast ja ka 2 aasta pärast, aga sa nagu lihtsalt ja tead, see on sellised nagu ka, et kui sa hakkad seda tegema, siis see ühel hetkel muutub nagu nii rutiiniks või nagu nii tavaliseks, et sa ei kujutagi ette, et sa ei tee seda. Ongi, et sa käid selle nagu oma tooli seal üles, sa käid selle lambi üles, sa käid laua üles, sa käid lambid üle, valguslambi ja siis sa käid omal need mingid klienditoolid ja mingid nipet-näpet seal vaatad veel, mis nagu, mina isegi teen niimoodi, et kui mul on see pumppudel seal laua peal, see antiseptikum, et ma käin selle peal seda ära ja võib-olla kui mul on see kreemipotska seal laua peal, siis ma käin selle ka ära. Aga tark oleks siis see, et see pind, mis sul laua peal on, et sul ei ole seal neid viile laua peal. Nagu laud on sul täiesti puhas, et sul ei ole mitte midagi, sul on seal ainult siis, kui sul on UV-lambid, kui sul on see imur, kui sul on käetugi ja mis iganes variandis sul ta on. Käetugi ei ole ka tark endale võtta seda kangast, vaid käetugi on tark ikkagi nahast ja puhastatav. Et üldse kõik kangas, big no, et katsu vältida nagu kanga neid mingeid variante seal on ja froteerätikud ja mingid sellised asjad, et see ei ole tark nagu, sest et kui sa kasutad froteerätikut laua peal, sa pead seda pärast igat klienti nagu ära võtma ja viima selle siis pesukorvi ja sul peab olema salongis tegelikult ideaalis ka siis kohe see pesumasin, et sa saad iga õhtu 60 kraadiga selle ära nagu pesta. Et need froteerätikud, need ei ole üldse tark nagu kasutada enam tänapäeval. Ja siis laud peaks olema võimalikult puhas, et sul ei ole seal neid cleansereid ja sul ei ole seal neid kreeme ja sul ei ole neid totsikud seal, et sul võiks olla nagu nad sahtlis kõik tegelikult peidus. Mida vähem on asju ja mida puhtam sul on, esiteks sul on endal lihtsam seda kogu asja nagu puhastada, et sul on endal oluliselt nagu lihtsam kõik asi. Et ja ma olen käinud ka Naari saartel, ma mäletan, ma huvi pärast tahtsin minna sinna küünehoolsusesse, ma sain mingid minemetsa küüned, nagu minemetsa lihtsalt see salong, kus ma käisin, see naisel olid nagu kõik, mis saab olla aastast mingi 2004-2005, tema oli seal ja see oli võib-olla 4 aastat tagasi, kui ma seal käisin. Käterätik, seal oli nagu mingi kultuurikiht, nagu reaalselt terve laud oli kultuurikihi all, siis kõik mingid lakid, mida ta oli ennem üldse vist nädal aega ennem seda mind kasutanud, kõik olid lipa-lopa laiali seal mööda lauda, nagu kes oli püsti, kes oli pikali, viilid, asjad olid kõik laua peal topside sees, see oli nagu nii rõvena, aga ma lihtsalt huvi pärast mõtlesin, ma lähen vaatan, mis seal välismaal pakutakse, meil oli seal ühed kohalikud tuttavad tollel ajal ja siis need kohalikud nagu siis soovituse peale panid mulle ajakirja kellegi juurde sinna, et tegin veel keellakki, mis oli nagu ja see oli, tema isegi ei vurtsutanud neid viile, et see, et seda kliendi vahel lased läbi, ei, isegi seda ei olnud nagu, et see oli lihtsalt nagu mingi see, mis käest kukkus, see sinna laua peale jäi, kui järgmine tuli, siis sealt samast ta võttis, ei puhastanud seda tolmu, mitte midagi nagu null. Et vot see ei ole enam nagu, see ei sobi, ärge seda tehke. Et ja ühesõnaga, mis on jälle täpselt samamoodi nagu kätepesu, on laua ja pindade puhastus samamoodi. Jälgi etiketti, et kui see toode on peale kirjutatud, et tal on puhastamine ja desinfitseerimine, siis ta sobib. Kui ta ei ole, siis nii nagu ma enne rääkisin, siis sa pead selle lapiga üle käima. Et see ja täpselt sama nagu kätega. Kõigepealt mustus ja siis tuleb antiseptika. Pindadega samamoodi kõigepealt mustus ja siis tuleb see pinnades, aga mõned tooted on juba targad ja seal on juba mõlemad sees, et lugege etiketti. Ja mis oli veel siis, et katsuge jälgida ka seda toimeaega, et see toimeaeg enam-vähem klapiks, nagu, et seal võib olla mõnel on toimeaeg hästi lühike, nagu, et see toimeaeg võiks olla hästi pikk. Maksimaalselt pikk, kõige pikem. Nii, ühesõnaga, ja
et etikette, jälgige jälle etikette, et see oleks tark ja kindlasti lambisisud nagu see on lihtsalt teile endale nagu esiteks kliendil on mõnus, kui tal on see klient või see lamp ikkagi säilitab oma kaubandusliku välimuse. Et isegi ma olen nagu sagedasti kuulnud, et kliendid nagu kaebaks selle üle, et issand, tal oli see rõve lamp mingi fui, noh, et mingi junn ja plönn oli lambi sisu täis, et maksimaalselt rõve, et see ja mis on veel siis, et osad on alkoholiga, osad on alkoholivabad, et sa pead jälgima seda, et mis pinnad sul seal on, et võib-olla sul on mingi puidust laud, siis võib-olla sa vaata nagu seda etiketti, et etiketil on ära toodud, et millele need vaipsid sobivad, et võib-olla sulle alkoholiga ei sobi, võib-olla teisele jälle sobib, on ju, et jälgi seda etiketti, seal on üles kirjutatud ja loendatud siis, et millele vastavad need vaipsid sobivad. Ja muide seal selles Glenellas on mingi üks huvitav asi, mis on, et kui ma mõtlen nendele vaipsidele, siis seal on vist 150, seal on erinevad, varieeruvad need korrad, kasutuskorrad või noh, need tükikorrad. Aga ma tean, et Glenellal on mingi selline asi ka, et sa saad, et tal on, nagu siin pildi peal on nüüd näha, ja tal on terve siis see suur kausitäis neid vaipse ja sa saad siis selle vurtsupudeli sisu keerata ümber sinna vaipsidesse ja neid kasutuskordi on seal oluliselt rohkem, et ta tuleb nagu säästlikum, et võib-olla ühe korra väljakäia summa on nagu pisut kallim, aga lihtsalt pikemas perspektiivis isegi tuleb see säästlikum, et sa ostad need purgida ja neid kuivasid nagu rätte. Esiteks nad on suuremad, neid kestab kauem ja siis sa kallad selle süsteemi sinna sisse selle sama vedeliku, millega need vaipsid on juba innutatud, aga see on siis lihtsalt nagu kaks toodet, nagu põhimõtteliselt ongi siis vedelik ja siis on need vaipsid ja keerad ühe sinna sisse, siis sa saad lihtsalt suurema koguse ja need käterätid või no need mitte käterätid, aga need rätid on siis nagu lihtsalt suurema kasutusalaga nagu, et ka hästi tark toode. Nii, mis ma siis veel teile siin kokku oletan? Nii, okei, siis järgmiseks ma räägin ära siis, mis on ühekordsed töövahendid. Minu jaoks, mina kasutan puupulkasid igapäevatöös, sellepärast, et ma ei viitsi enam neid, mida vähem mul on asju, mida ma pean steriliseerima, seda lahedam on. Et mul on puupulgad, mul on terve sahtel täis puupulgapakke. Ma teengi selliselt, et ma kasutan neid per üks klient, siis üks puupulk, et see, et sul on seal kuskil topsis mingi terve hunnik neid lakiseid, kas mul on neid on muidugi, vanasti oli ju, ostsid said kuskilt, üksikult sai ju neid osta, neid apelsini puupulkasid, siis mingi, ma ei tea, parast. Nad olid nagu mingid näkased, seisid sul seal, et vahest ikka jälle võtsid sahtlist välja, jälle kasutasid seda ja tegid sellega midagi. Pigem ei. Need on nii odavad nagu selles mõttes, et mõni isegi teeb valista omale mingi terve hunniku, et mida iganes igal juhul. Teeli kohe mingi posu, pane endale sahtlist, jumala hea. Et esiteks on see, et kui sul tuleb selline klient, kellel on nahad hästi peal kasvanud, teate neid, kellel on nii tummid, et sul on rõve pusheriga lükata, et siis see puupulk ta on nii õhuke, et ta läheb ilusti ja sa ei tee nagu liiga sellele lunule piirkonnale, et sa saad hästi pehmelt selle tagasi lükata ja klientidele meeldib see isegi rohkem kui pusher, sest sa ei tee nagu jõuliselt sellega, see on nii pehme, et klient ei tunnegi seda. Et selles mõttes on see puupulk tark. Pluss, mis on veel puupulga puhul on see, et sa lükkad nahad tagasi, siis jääb see sinna laua peale, et pärast, kui sa hakkad värvima, siis sa saad selle värvi ka sealt küünenahkade pealt ära võtta. Ja mis on veel eriti tark on see, et kui on punane lakk ja sul on atseton laua peal, siis selle puupulgad kastad atsetoni sisse, siis sa saad nahad ka ilusti puhtaks, kui peakski minema nahkade peale. Et hästi targad tooted on need puupulgad. Minule hästi meeldivad ja mina kasutan neid reaalselt nagu pusherid, jah, nad on mul olemas, aga nad seisavad, et ma olen puupulga peal. Ma olen puupulga peal. Nii, puhastuslapid, siis puhastuslapid, ilmselgelt on ju, et puhastuslappidel ja puhastuslappidel on ka vahe. Osad on hästi pudedad. Et mina olen vist leidnud endale parvim, äkki kas, ma tean, et jälle seal samas Glenellas on väga head, mis ei pudene. Ja minu meelest mina toon aeg-ajalt mereneiust, et mereneiu omad on ka siuksed vähe tummisemad, mis ei pudene. Et osad, mis ma treidausis vist olid sellised, mis nagu kippusid käe vahel ära nagu pudisema. Et seda tuleb siis nagu välja selgitada enda jaoks, nagu, et mis need kõige paremad on. Et osad on mõtet, neid kulub nagu rohkem lihtsalt selle võrra, kuna on pudised su näpu vahel ära. Ja ühekordsed rätikud täiega tark asi. Neid saab treidausist, need Femelli omad, neid maksavad äkki kas oli 18 või midagi, mingi sinna 20 kanti ja maksid nad. Ja nad on siis 50x70 või 50x80, siuke suur mõõt. Ja mina kasutan neid imuri peal. Ja mitte sellepärast, et mingid, selles mõttes tark on ta sellepärast, et
see ei ole nagu mingi nüüd udupeen hügieeninõue, vaid lihtsalt see on üks väga hea tark nipp. Et näiteks mina ostsin omale Emilion ja paar siin mõned aastad tagasi, kui see alles tuli, populaarne on ju, ja siis vahest oli, vaata, panid värvi peale, siis mõni tilk kukkus nagu sinna selle imuri peale ja noh, oletame näiteks must keelvärv on ju, ja siis üritasid selle ära võtta, aga ta oli juba imenud ennast sinna sisse, sinna värvi sisse. Ehk siis see Emil nagu, et noh, kui sa tahtsid kõigest väest seda puhtana hoida, aga aeg-ajalt ikkagi juhtus midagi ja sa ei saanud nagu, et siis mingil hetkel tuligi mulle, ma Tartust ühe küünetehniku käest sain selle nipi, et see ühekordne Femeli rätik, kiudkangast rätik sinna peale panna. Ja nagu reaalselt esiteks randmeid ei külmeta enam, sest et seda tuult ei tule nii palju seal, et isegi kui teil on need udupeened, ülkakarbid või mis iganes, mina kasutaksin seda lihtsalt sellepärast, et hoida seda oma imureid puhtana, lihtsalt sellepärast ja pluss on see, et keellaki tolm on nagu niivõrd tugev ja nii nagu tummine, et kui keelitolm on siuke õhuline, et selle see Emil tõmbab ilusti sisse või noh, need ülkad vist nüüd on nagu tugevamad isegi, siis keellaki tolm on siuke nagu paksem ja kummisem, et sellel läheb pisut ikkagi aega ennem, kui ta siin, ta lendab pigem nagu laiali, et ikkagi mingil hetkel oli see, et laud oli natuke tolmu täis, mitte küll nii palju, kui see ilma imurita teed, aga ikkagi ta oli nagu tolmu täis. Et siis nüüd pärast seda rätiku kasutamist ilusti, see kõik tolm on seal selle paberi peal, pluss see, et sul jääb Emil puhtaks, on ju, nii kaubandusliku välimusega, nii nagu UV-lambid jäävad pärast nagu igat seda puhastamist, siis Emil jääb ka kaubandusliku välimusega, siis seda tolmukotti ei pea enam pesema, sest kõik see tolm jääb sinna ühekordse rätiku peale. Ja ma teen veel selliselt, et oletame, ma võtan selle staffi maha, on ju, siis ma võtan seda alt otsast, ma keeran selle tolmu nagu taskusse. Ja mul on jälle puhas pind, et edasi toimetada oma lakkimiste asjadega. Ja kui ma veel pean seal midagi tegema, siis ma keeran veel ühe korra, et annab 1-3-4 korda keerata seda taskut niimoodi. Et kui ma näiteks keelküüsi teen, et esimest korra võtan maha staffi, siis keeran selle taskusse, siis panen keeli peale, siis hakkan küüsi nagu seda modelleerima ja viilima ja viilin ära, siis ma keeran teise tasku veel niimoodi, et ma voldin ta nagu selle tolmu kõik ühesõnaga kokku ja tõesti nagu laud on puhas, tolmukoguja on puhas, tolmukott ei pea pesema ja üldse kliendile ka jälle meeldib, sest sa nagu värskelt paned iga kord selle lapi sinna peale, et täiega soovitan. No täiega soovitan, see on jumala äge ja ongi, klient läheb ära, keerad selle kokku, viskad ära ja ongi kõik 100 tükki oli pakis, et ja täiega soovitan, jumala hea nipp on see. Nii, ühekordsed kaitsevahendid siis põll, öeldakse tegelikult ideaalis, et sa võiksid teha selliselt, et sul võiks olla mitu põlle või kui sul on töövorm on ju, et tegelikult päeva lõpuks sa peaksid selle ära vahetama, et sul võiks kõik olla ikkagi mitu, töövorme võiks olla mitu, et õhtu lõpus sa võid töövormi koju 60 kraadiga pesed ära või mis seal selle peal on, selle sildi peal, kas ta üldse lubab 60 kraadi on ju, aga pesed ära, siis või kui põlle kasutad, siis sul võiks olla 5 põlle, näiteks 5 klienti, 5 põlle, iga kliendi jaoks oma põll ja õhtul jälle pesed ära, et nii oleks nagu tark. Selles mõttes, et põlled peaksid olema puhtad. Et see oleks nagu ilus ja hügieeniline kliendile ka jälle mugav vaadata. Põlled peaksid olema nagu puhtad. Ja kui sa teed seda täpselt samamoodi, et sa iga kliendi tarbeks võtad ühe põlle, siis ta säilib puhtamana ka. Meditsiiniline mask, seda nüüd teame juba kõik on ja see mingi ühes nagu mingi seda meditsiinilise maski juttu tuleb igast august ühesõnaga. Aga ühesõnaga meditsiiniline mask siis tegelikult öeldakse, et 25-45 minutit erinevatel allikatel, et meie töös siis omal ajal, nüüd on ja katku aeg, nüüd peaks nagu kogu aeg kandma, aga omal ajal oli siis see, et me kaitsesime ennast nagu tolmu eest. Ja selleks, et siis seda nagu aega pikendada, siis oligi öeldi, et ainult siis võib-olla selleks nagu tolmutamise hetkeks, et paned ette endale. Aga jah, et nüüd peab siis kogu aeg olema, aga et see meditsiinilise maskil ei ole väga pikk kaitseaeg, et 25-45 minutit öeldakse. Kindad on üks huvitav teema. Kinnastel on siis kindel töötundide arv, kui te võtate endale selle kindapaki, siis sinna taha on kirjutatud, te näete seal kindapaki taga on kirjutatud sükene tabel on toodud level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6.
ja iga leveli all on töötunnid. Level 1 on näiteks ainult 10 minutit. Level 1, level 2 on üldiselt mõeldud massööridele ja kosmeetikutele, sellepärast, et need on nii õhukesed kindad, et kui näiteks kliendil peaks olema, ma ei tea, aknane selg või midagi, massöör tahab nagu ennast kaitsta või mis iganes, ta paneb need hästi õhukesed kindad kätte, et ei lähe vileda kollastega, on ju. Et siis kliendi tunnen ebamugavalt, on ju. Et meie siis kindad peaksid olema level 5, level 6. Ja nende töötundide aeg on 480 tundi, aga see ei tähenda, et sa 480 tundi nendega teed, et kinda paar on per üks klient. Ja miks see siis nii on? Sellepärast, et kinnastel on hästi-hästi tihe poorsus. Ja kui sa puutud kokku antiseptikumi või siis isopropüülalkoholiga või neilprepi või atsetooniga, siis kinnaste poorsus läheb laiaks. Nagu ta läheb nagu sõelapõhjaks, me ei näe seda silmaga, aga ta läheb, kui ta enne oli pisikesed täpikesed niimoodi üksteise kõrval, siis nüüd ta on sõelapõhi juba selle kliendi ajal. Ja see tähendab seda, et kui sul tuleb järgmine klient ja sa nende samade kinnastega lähed kallale, siis see tähendab seda, et kui selle kliendil peaks kodus olema 5 last ja kõigil on kõhugripp, siis see kõhugripp on temal kätel ja see läheb sinu nendest sõelapõhjaaukudest läbi, sina higistad seal ja siis, kui sa kindlalt käest ära võtad, teed korra niimoodi ja siis sa sured ära. Nali. Et selles mõttes et kinda paar per üks klient, sest et kinnastel neil puudub nagu kaitsevõime pärast ühte klienti, sest me puutume kokku kemikaalidega. Ja samamoodi on siis kemikaalidel on nii-öelda see mikroorganismi läbilaskus eraldi kood ja selle koodi nimi oli E374, et seda võiksite ka jälgida, sest see läheb meie nagu nende, korraks ma vaatan, kas oli 374, jah, just nimelt E374 oli see nagu siis see kemikaali mikroorganismide läbilaskus eraldi kood. Et seda võiksite ka jälgida, sest meie töös on see ju tarvilik, on ju. Ja teine asi, mis on osad, kus on peale veel kirjutatud, on vist osad on ainult toitlustusele mõeldud, seal on veel peal siis need veinipudeli märk, on ju. Et ja, et kindad on hästi tähtsad see, et sa ikkagi nagu neid vahetad ja kui sa oled pediküüri inimene, siis pediküüris tegelikult võiksid sul olla veel sellised mingid natukene ekstra kangemad nagu kindad, mis ei rebene. Et otsi neid siukseid nagu tugevamaid ja võib-olla panusta natuke rohkem raha siis sellele. Et siis pakendi taga saad sa seda infot kõik lugeda, et see on ja tõesti nagu kinnastel on siis nagu selles mõttes kvaliteetil on väga suur vahe, et mina olen omal ajal ostnud mereneiuskindaid ja seal isegi oli niimoodi, et ühed ja samad nagu kindad, aga või nagu ühe ja sama nagu selle brändi kindlad, üks pakk oli jumal okei ja teine pakk oli niimoodi, et korra läks viiliga pihta, kuigi olid level 6 ja kuigi olid nagu mingi lihtsalt viili võtsid näppu juba nägid, purunes nagu. Et kvaliteetsed kindlad on auväärt, kui sa endale need leiad, et siis ära hakka üldse, kui sa tunned, et mõni kinnas on hea, jää selle juurde, et ära hakka üldse mingi nuputama ja nipitama nagu. Nii, steriliseeritavad töövahendid on siis viilid, tolmuharjad, küünenähalükked ehk siis pusherid, küünenähakäärid või tangid ja puuriotsikud. Ja nüüd on siis selline lugu, et sul võiks olla nagu töövahendeid umbes, minul on neid, mul on tohutuid hunnik neid, ma võiks siis vist öelda isegi lausa 10 paari juba tänaseks, kui vanasti ma ütlesin 5, siis täna ma arvan juba 10 ja et ongi kohe 10 paari tange, ongi 10 paari, küünenähalükked ma enam ei kasuta, mul on need puupulgad, tolmuharjad, need on nii odavad. 10 paari, kui ma näen, et tolmuharjad on juba koledad, nagu et kirjelatavad mahakulumine, nad on nagu juba nagu siuksed väsinud ilmega, siis ma ostan uued, sest need on nii odavad. Viilid on mul ka mitu paari ja puuriotsikud ka mitu paari. Ja selles mõttes, miks see on tark, on see, et sa teedki ühe kliendi ära ja sa viskad selle ühe paari siis sinna nagu nii-öelda kuskil korvi või mis sul on, et paned nagu selle kõik eest ära ja õhtu lõpus siis tegeled oma kõigi selle 4-5 komplektiga, steriliseerid või pesed ära, desinfitseerid ära, steriliseerid ära ja tuled hommikul juba uue puhta selle komplektiga klientidele ilgelt meeldib see. Nad on täiega, nad on nii õhinas, nagu nad on mingi päriselt ka, et minu jaoks on see või. Et tõsiselt nagu meeldib see. Ja see alguses on jah, see alguses nagu ehmatav, et issand jumal, et nii palju komplekte, et ma pean nii palju asju ostma. Et ma alustasin niimoodi, ma mäletan, kui ma oma esimesel koolitusel, see oli ühe venelanna koolitusel, kui ta näitas mulle oma kogu tangide ja asjade kogu, siis ma olin nagu, et vau. Ja ma läksin koju, ma ütlesin, et issand, et nii äge, et ma tahan ka samamoodi teha. Ja siis ma hakkasin vaikselt niimoodi, et iga kord, kui ma kuskil midagi tellisin, siis ma tellisin midagi juurde. Võtsin näiteks ühe paari tange juurde või võtsin 2 paari tange juurde või
võtsin jälle mitu komplekti puuriotsikuid ja et selles mõttes, et ma nagu väikse haaval, pisut haaval niimoodi kogu aeg jälle kogusin neid stuff ja nüüd mul on juba nii nagu, ma olen isegi nagu minema juba viskanud, et teate ju tangidega on see, et kui maha kukuvad, siis otse nina ees. et selles mõttes, et neid on ajas nagu muutunud, aga ja, et see on täiega klientidele õudselt meeldib. Nii, siis mehaanilised kaitsevahendid nimetatakse siis tolmuimer, sest see võtab tolmuimur, see võtab meie eest tolmu ära, et lagi oleks see, kui sa kasutad 46 vatti või kõrgemale, aga need ei meelita need, et need hiinakad ja need ei võta seda tolmu ära, siis sa pead kindlasti meditsiinilist maski juba sinna või mingit maski kasutama, et see tolmu aitaks nagu hoida, aga need tänapäevased tutikad, need tolmuimurid, need juba tõmbavad niivõrd hästi, et tegelikkuses tolmu kaitseks enam seda maski võib-olla ei peakski, küll aga katku kaitseks. Ultrahelivann siis võiks olla nagu ikkagi pigem siis, mul on siin, ultrahelivann võiks olla see suurem selline, nagu siin pildi peal on. Et siis, et see on siis ultrahelivann, mul on see väike olnud, et seal on see, et siis sa pead nagu nipitama, et teed tangid asjad eraldi, viilid asjad pead panema nagu eraldi, on ju. Et kuum sterilisaator ja autoklaav on need siis, mis praegu on sellised kõige popimad asjad, mis võiks sul olla, selles mõttes kas kuum sterilisaator või autoklaav, et üks on väga kallis, autoklaav on väga kallis, on ju, aga venelased väga palju kasutavad seda. Ma olen alles hiljuti ühel koolitusel kunagi siin olnud, kus oli Eestis toimus, see oli Sankt-Peterburgi koolitaja, 8 inimest oli koolitusel, 7 neist olid puhas venelased, ühtegi sõna eesti keelt põhimõtteliselt ei rääkinud ja siis mina. Ja siis, kui küsiti, et kes kasutavad autoklaavi, siis 7 kõik olid nagu pikk käed püsti. Ühesõnaga, need autoklaavid maksavad mingi üle 1000 euro nagu. Et aga versus kuum sterilisaatori saab juba sota eest, on ju. Et autoklaavil on see, et temaga lihtsalt see toimetamine on hästi kiire versus kuum sterilisaatoriga, ma kohe jõuan ka sinna. Et ja, et mida siis sa pead teadma on see, et kui sa hakkad steriliseerima asju ja kui sa teed kuumsterilisatsiooni, siis 2 asja, mida sa ei saa kuumsteriliseerida, on viilid ja tolmuharjad. Et need on asjad, mida sa ei, sest et tolmuharjad on plastmassist, need sulavad üles seal kuumsterilisatsioonis konkreetseks käkiks. Ja viilid, need põhimõtteliselt saavad hästi kiiresti otsa mingi paari, põhimõtteliselt paber on, et sa ei saa paberit 180 kraadi sees nagu kuumutada seal. Et metallinstrumendid on väga tark seal teha. Et kuumaõhu sterilisaatori kasutamiseks ta umbes siis selline välja, nagu siin pildi peal on, nad võib-olla vähe varieeruvad, mõnel on natuke suurem, aga umbes laadsed nad on. Et instrumentid siis tuleks puhastada ja desinfitseerida. Jälle täpselt samamoodi, täpselt nii nagu oli kätega. Käed puhastad ja antiseptika. Laud puhastad ja desinfitseerid. Nüüd, mis on siis nagu see on, et mis on see tark pool siin on ja pinnapuhastusel oli see, et etiketilt sa näed ära, et mõni aine on olemas, et ta on puhastav ja desinfitseeriv, siis täpselt samamoodi, et instrumentidele on ka puhastav ja desinfitseeriv omadus olemas juba. Et tark oleks valida siis selline toode, kui sa hakkad neid asju desinfitseerima. Ehk siis sa paned sinna ultrahelivanni, teed selle segu 7, paned selle lahuse sinna, desinfitseeriva ja puhastava lahuse. Siis on sul, see peab olema seal 5 minutit täristama, see ultrahelivann teeb sellist häält, siis ta raputab sealt nende puuriotsikute igalt poolt sealt vahelt nagu siis selle tolmu välja. Siis külma vee all oleks tark pärast 5 minutit siis need ära pesta. Ja kui sa nad ära pesed, siis 2 minutit võiksid külma vee all niimoodi nagu ükshaaval nad läbi loputada. Sest et see desvahend teeb nüriks need, kui nad jäävad nagu sinna tangide peale või mingite pusherite või puuriotsikute peale, et siis nad lähevad hästi kiiresti nüriks lihtsalt, ega seal muud nagu suurt ei olegi, et pesed kõik selle külma veega maha. Soe vesi jälle on juba, tekitab baktereid, et külm vesi on alati targem, on ju. Pesed ära ja siis võtad paberi ja paned paberi peale kõik ükshaaval, sa võtad tangid, kuivatad ära natuke, paned ükshaaval sinna üksteise kõrvale ilusti kõik kuivama ja katad veel omakorda paberiga ära, sellepärast, et nagu ma ennist ütlesin, see tolm, mis meil päeva jooksul tekib, on ju, see langeb kõik alla. Ja 12 tundi tahavad kuivada asjad, puuriotsikud eriti. Puuriotsikud näevad näiliselt välja, et nad on kohe kuivad, kui sa nüüd sealt kraani alt võtad, aga tegelikkuses on see, et nad on seest märjad ja kui sa hakkad tööd tegema, siis see puuriotsik tõmbab selle tolmu kõik täis. Ja nende eluiga esiteks väheneb ja teiseks sa teed kliendile kuuma ja ebamugavam. Et 12 tundi tahavad kõik puuriotsikud kuivada.
Ja siis, kui sa hommikul tuled, et nüüd sul ongi, oletame siis, et päevas 5 klienti, sul on 6 töövahendit. 5 sa kasutad ühe päeva jooksul ära, siis õhtul pesed ja teed selle ära, paned 12 tundi kuivama. Hommikul tuled, paned kindad kätte, võtad oma need instrumendid, teed pakid steriliseerimiskottidesse. Ma kohe näitan teile, ma steriliseerimise kotid ka. Paned nad pakkidesse, steriliseerimiskottidel ja steriliseerimiskottidel on vahe. Ühed, mis ma tean, mereneius on ühed siuksed müügil, mis on siukse rohekas sinise põhja peal ja see on kile peal. Need ei sobi siia kuuma õhu sterilisaatorimisse, mis praegu pildil on. Aga kraftkotid, mida venelased müüvad, ma kohe näitan luxniles.eu, neid saab. Et need sobivad sinna siis kuumsterilisaatorisse. Lihtsalt see kile sulab ülesse seal, et seda ei ole tark. Ja tekitad siis endale need komplektid valmis. Siis need 5, mis eelmisel päeval kasutasid, need paned sinna siis kuuma õhu sterilisaatorisse 180 kraadi ja Terviseameti andmete järgi peaks olema 1 tund see aeg. Ja siis sa lähed oma tööd tegema, siis sul 1 komplekt on veel ja siis teised nagu enam-vähem seal siis steriliseeruvad. Aga mis on veel, on see, et instrumendid peavad olema kuivad, kui sa hakkad neid kuuma õhu steriliseerima. Ja teine asi on see, et sul oleks tark endale ka muretseda steriliseerimise kleepsud, mis näitavad ära, kas sul steriliseerimine läks õnneks või ei läinud, sest mõnikord võib see aparaat vuhveldada. Nii, kui sul on autoklaav, siis autoklaav on selles mõttes tark asi, et autoklaavis sa teed niimoodi, sa teed selle täpselt selle sama toimingu, sa paned ultrahelivanni koos selle desinfitseeriva ja puhastava vahendiga need ainesse nagu likku 5 minutit. Siis sa samamoodi külma veega puhastad ära selle, aga mis sa nüüd autoklaaviga saad teha selle tonnise 1000+ eurot maksva aparaadiga, on see, et sa võid märjad asjad panna sinna kohe sisse ja ainult 22 minutit. Ja kõik on check juba. Et selle kalli see on see ajavõit, et sa ei pea kuivatama neid seal 12 tundi, et sa võiksid põhimõtteliselt võtta endale 2 töökomplekti ja hoida neid rotatsioonis näiteks, on ju. Et aga lihtsalt jah, et see hinnavahe on niivõrd suur. Aga mida teha siis viilide ja tolmuharjadega? Need tuleks siis keemiliselt steriliseerida. Ja kohe räägin sellest ka. Mis siis täna ei sobi enam on need klaaskuul sterilisatsiooni need aparaadid. Et nüüd on need ametlikult Terviseameti lehel juba kirjas ka, et ei sobi. Et ongi kohe nagu välja toodud. Et seal üks mu koolitaja veel tegi hästi vahva nagu testi, et see, millel oli see 180 kraadi see küttekeha seal kõige all põhjas sellel masinal, et ta isegi ei andnud seda kuuma välja sinna ülesse, nagu siin pildi peal on näha, et otsapidi on need asjad sees. Seda enam, et kui sa teed pediküüri, et siis sa ei suuda hoida seda puhtust, et sa keerad ühtepidi sisse, siis teistpidi on juba väljas, et bakterifoobid ütlevad, et seenealge hakkab kohe külgi sinna, et kui sa teistpidi paned, siis kohe see seen seal tagasi plaks ja ei sobi seal mitte midagi. Et ühesõnaga see enam ei toimi ja see on juba täna kirjas ka, et kui sul peaks ametnik täna tulema, kes on vähe, on ametnikke loomulikult, kes veel ei ole väga teadlikud nendest, aga kui sul ei joppa ja sul tuleb selline ametnik, kes on juba vähe teadlikum, siis ta ütleb sulle kohe, et see ei sobi. Enamasti ametnikud on toredad, nad ei anna sulle trahvi kohe, vaid ütlevad sulle, et vaheta välja. Ja see sinine kapp ka enam ei sobi. Vanasti seda nimetati steriliseerimiskaabiks. Ma ei tea, keegi ei tea, miks see nii on. Aga kui sul see on, siis sa saad oma neid töövahendeid hoida seal puhtana. Et aga siis sa lähedki, paned kindad kätte, võtad oma vajaliku töökomplekti, paned kaane kinni ja rohkem sinna sellel hetkel ei tule, et töö ajal sinna sa ei lähe oma mustade kinnastega. Et järgmine klient tuleb, paned kindad kätte, võtad oma selle jälle vajaliku komplekti sealt ja kõik show, et rohkem sa sinna jälle selle töö hetkel ei lähe. Et hoiad nagu maksimaalselt puhtust seal, aga põhimõtteliselt big no. Keemiline sterilisatsioon, see on siis see pulber selline, mida on võimalik osta, siis Cleanellas on see olemas, ma tean, siis on see olemas, mereneius on olemas. Et see on siis siuke pulber, mida sa pead tegema siis vastavalt etiketile sellise lahuse, et seal on etiketil on kõik ära pandud, seal on kuip on ise kaasas ja siis sa saadki teha niimoodi, et sa paned, minul on omal ajal olnud täiesti suvaline plastmasskarp, et ma ei ostnud special karp isegi selle jaoks, täitsa ostsin a la stiilis, mis need on, et tavapoed mingid, ostsin sealt mingi anuma ja tegin sinna sisse, ma märkisin ära, nagu mõõtsin ära, mis on 1 liiter, märkisin markeriga veel peale ära, et siis ma oskasin teha nagu seda õiget kogust.
tegin selle segu-7 sinna valmis, see kestab, enamasti on need 24 hashi, kui need kestavad, need segu-7. Õhtu lõpus kogu see komplekt, mis mul oli tekkinud, viilid ja tolmuharjad võib ka juba sinna sisse panna, viskasin tagurpidi sinna sisse ja 15 minutit, olenevalt etiketist, mõnel on 10 minutit juba hakkab steriliseerimine, mõnel 15 minutit hakkab steriliseerimine. Viskasin nad sinna sisse, 15 minutit siis toimetasin mingeid muid asju, siis võtsin staffi välja, kindlasti on tark kätte panna, sest et see vedelik on ka päris tummine, et kui sul on vähe nõrgem käenahk, et siis ta võib nagu kipitama hakata, et paned kindlad kätte, siis pesed külma vee all täpselt samamoodi ära 2 minti ja siis paned jälle ritta kõik need asjad, ja hommikul siis saad puhtad asjad ja siis sa võid kasutada neid kile, neid sterilisatsiooni asju, need, mis on need nagu hambaarstidel on, et siis sa võid sinna sisse enda need komplektikesed teha. Ja võid osta endale plastmas karbid ja tekitada sinna need, et ongi, et iga siis nagu, et teed erinevad karbid endale, et võtad siis näiteks on ju steriliseerimiskotiga on nagu see, et sul on see nagu laua peal, sa teed selle lahti, siis sul on need asjad seal nagu, kui sa hakkad tolmutama seal tolmu sees, siis öeldakse, et siis on tark võib-olla võtta see kiirdesinfektant ja siis enne, kui sa hakkad seda asja kasutama, lased ennem üle konkreetselt selle sama ühe kliendiga, et kasutad viilid on ju seal ära, nüüd tahad pusheri võtta, aga pusher on siin tolmu sees, võtad selle pusheri, lased selle vurtsuga, selle kiirdesinfektandiga üle ja siis pushid tal nahad tagasi. Et selles mõttes, et aga kui sul on see karp on ju, siis võtad sealt karbi sees selle asja välja ja siis paned karbi klõps kinni ja plasmas karp siuke, see on sul seal laua peal. Et ka see on variant. Ja kui sul on näiteks see ultradivann, nagu siin pildi peal on, et siis sa võid ka sinna sisse teha selle segu-7, selle sama lahuse 1 liiter vett ja vist oli 1 liiter vett, 1 kulp on ju. Ja tähendab, lugege etiketi, igal tootel on oma see. Ühesõnaga lugege etiketi, teed oma selle segu-7 sinna sisse ja seal sa saad taimeriga panna, et kellel on siis see 10, kellel on see 15 minti ja täristad seal siis 15 minti oma need asjad läbi seal suures vannis. See suur vann on tark. Mul oli see väike vanasti ja sinna ei mahu viilid ära, sinna pediküüri, kui sa teed, siis pediküüri rasped ei mahu ära ja selles mõttes tark on osta see suur, sinna mahub kõik ära ja rohkem asju mahub ka. Et see on tark, et kõik treidausid igal pool neid müüakse. Vist oli äkki 105, ma ei ütle, ma peast praegu ei tea, aga see on tark. Nii, mis siis veel on see, et kui näiteks mul ka samamoodi üks koolitaja rääkis mulle väga nagu selles mõttes nii-öelda lahe lugu, mida meelest pidada, aga ta tegelikult ei ole lahe. Et Lätis olevat juhtunud selline lugu, et üks naisterahvas oli käinud küünehoolduses, praegu on natuke telefonimäng, ma võin siin vähe mingit faktilist asju veits muuta, aga mõte jääb samaks. Et põhimõtteliselt oli selline lugu, et Lätis käis üks naine, käis küünehoolduses ja mõni nädal hiljem avastas, et tal on siis hepatiit. Ja ta oli siuke, ta oli siuke, et ta ei jätnud seda asja nagu. Ja siis oli niimoodi, et ta käis Terviseametis seal kohalikus siis ja need hakkasid siis tagasi ulatuvalt vaatama, et kus ta siis käinud on ja käisid igal pool siis proove võtmas ja siis tuli välja ta käis seal ilusroomis küüsiga tegemas ja võeti ka sealt proove, aga see oli nädalaid hiljem. Ja nädalaid hiljem leiti seal nendel töövahenditelt jätkuvalt see hepatiidibakter. Ehk siis sellepärast on, mis on võimalused on ja lotovõit põhimõtteliselt, et siuke asi nüüd niimoodi sai on ja, aga kui mõtle, kui vägev on selles mõttes see hepatiidibakter ja üldse tegelikult ka seenebakter, ta elab nagu niivõrd kaua seal, et mõtle juhul kui sul juhtub olema siuke situatsioon, et sul klient tuleb tagasi ulatuvalt, saadab sulle mingi ametniku sinna peale kontrollima, sina ei ole kunagi steriliseerimist teinud, sa oled ainult vurtsutanud neid oma asju seal näiteks, või et sa teed ainult desinfitseerivad siis seda vedelikku. Et see desinfitseerimine ei tapa täielikult ära neid, et sa pead ikkagi mingisuguse sterilisatsiooni sinna järgi tegema. Kas sa teed siis seda keemilist täielikult, nagu selle pulbriga, või sa teed seda kuuma õhu sterilisatsiooni või ostad päris autoklaavi, et see on su enda valik, on ju. Aga et jah, et tark oleks ikkagi see mingisugune asi ära teha ja need steriliseerimiskotid ka siis. Nii, väga äge. Siis ma vaatan veel, et ma mul on vist isegi kuskil on need. Vaatame, kas ma leian siit. Ei, siin ei ole see. Ei ole. Ei, ühesõnaga. Ja ühesõnaga siis, et luksnais.eu, otsige steriliseerimiskotid ja seal on siis seal on olemas siis need kõik võimalikud asjad.
Nii, ühesõnaga, kui on kellelgi küsimusi, võib mulle alati kirjutada pärast koolitust ja siis kui kellelgi on küsimus, võib mulle kirjutada ja siis ma aitan otsida mingeid asju, mis iganes mõtted on. Ja siis aitäh, et vaatasite. Väga äge. Ja kohtume jälle järgmises koolituses, webinaris. Tšau!